Kes meist ei sooviks elada jõe ääres? Vee rahustav vulin ja jõest saadav leivakõrvane kuluvad ju praegusel vaesel ja närvilisel ajal ära. Paraku on jõgi tundlik ökosüsteem ja väiksemadki muutused võivad rikkuda kogu idülli. Jägala jõel on praegu siis niisugune väike ökokatastroof ja tegelikult siin on iga kalamehe unistus. Siin võib uimaseid kalu suisa paljaste kätega püüda. Kohe näitan teile. Anija valla Partsaare küla elanike tabas töölt naastes ebameeldiv üllatus. Jägala jõe ääres avanev vaatepilt oli kõike muud kui rõõmustav. Vee-elukate piinarikas elu ja surmaheitus olid täies hoos ning külamehed laiutasid vaid abitult käsi. Läksin jõe äärde ja siis vaatasin, et kogu jõgi on siis nagu valgeid niuksi kalakõhtusid täis. Siis kutsusin Keskkonnainspektsiooni ja ta vaatas ka suurte silmadega, arvas ka, et kole lugu. Külamehed kahtlustasid, et vee solkijaks on Kehra paberivabrik, mis oma reovee jõkke laskis. Jamasid on selle tehasega ka varem olnud. Kas kogu kurja juur on Kehra paberivabrik või? Kuuldavasti küll, jah, et seal mingisugune avarii oli olnud ja mingi mürk siia jõkke on sattunud ja sellest need kalad niimoodi hukkuvad. Siin kuskil 15 aastat tagasi oli samasugune olukord, aga nüüd kui täna olid väiksed kalad, siis seekord olid üks 20-30 sendised kalad kivide peal kõhud üles pidi. Kaldalt vaadates tundus umbusklikule reporterile kõik korras olevat. Külamehed lükkasid aga paadi vette ja kutsusid väikesele matkale. Jõelt avanev vaatepilt oli karm. Iga natukese aja tagant võis kohata mõnd surmasuus siplevat kala. Vana tammi juures pidavat märke keskkonnareostusest kõige paremini nägema. Niimoodi vahutanud vesi viimati nõukogude ajal. Kaebused sellest, et jõe veega midagi lahti on, jõudsid ka Anija vallavalitsusse. Kohalik keskkonnaspetsialist ei pidanud paljuks veel hilisõhtul asja kontrollima minna. Oled sa varem niisugust pilti üldse näinud siin? Ei, nii vaus pilti pole varem näinud. Et täiesti jõgi ütleselt valge on, et see on minul nagu esimest korda. Aga kindlasti hommikul oma poolt hakkame uurima, et kaugel asi on, milles see võis olla, mis on need tulemused, kuna Jägala jõgi suubub Jõelähtme vallas, et kindlasti meid huvitab, et mis siin juhtus. Ja kas on tugev reostus, väike reostus, lihtsalt vaht, et kindlasti me uurime seda. Aga mis siis ikkagi toimus? Kas tegemist oli tahtliku reostuse või inimliku eksitusega? Yesterday's disaster, if I can say that way, what's happening? I would first of all like to point out disaster is a rather strong word to use. It was a small accident that we had in one of the equipments in the mill, and there was some overflow of water into the treatment plant, and from there it flowed into the river without being treated. People, we believe there was no danger, which is also proven by the fact that there was nobody who was injured or harmed in any manner. What kind of situation is today? Things are working normally, and within half a day or 1 day more, we expect the water treatment facility to be fully effective as it has been in the past. Tänaseks on juhtum ka Keskkonnainspektsioonis ja asjaga tegelevad spetsialistid. Eile oli avarii, mistõttu biopuhasti seiskus ja reostus pääses Jägala jõkke ja eile leiti ka päris suurel hulgal surnud kalu. Aga tänase kontrollimisega inspektorid surnud kalu ei leidnud, ei näinud jões ja hetkel muidugi menetlus käib, nii et üksikasju ja detaile me veel ei oska midagi seletada. See kõik alles selgub uurimise käigus. Meie inspektorid on ka täna kontrollimas ja Kehra paberivabrikus just nimelt, et mis seal veel võib olla, aga meie andmetel eile küll see tootmisprotsess seisati, nii et sealt ei tohiks otseselt tulla. Aga võib-olla on seal ikkagi tegemist veel selle eilse reostuse jäänustega, et mis siis tasapisi nüüd hajuvad. Siit see reovesi jõkke pääsebki. Tehase bossi sõnul midagi hullu ei juhtunud ja kõik on kontrolli all. Inimestele ohtu ei ole. Samas ma arvan, et tegelikult Jägala jõest võiks sel aastal kalad püüdmata jätta.